Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Tuhat korda kas või alata, 1000 aastat tõusu, mitte luigelen. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa end. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabalt vaarisamoodi. Ja just nõnda vabalt vaarisamoodi. 1000 kõuehäälset küsijat, vaba meri põlis, talud püha muld. 1000 korda 1000 püsijat, kõige kiuste elus hoiab püha tuld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabalt vaarisamoodi. Ja just nõnda vabalt vaarisamoodi. Nende meiste moodi. Kommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatundi Kuku Raadio, Tallinna stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja laulis muidugi Ivo Linna. Ja see on unustamatu, tahaks öelda, et ka surematu Alomat Tiiseni laul sellest, et eestlane olla on uhke ja hää. Väljas hakkas natukene vihma tibutama, siis kui lõpeb meie saade, siis algab laulupeo rongkäik ja loodame, et see läheb ilma suuremate vihmasadudeta, aga nagu me oleme aastate jooksul näinud, ka suur vihm ei tee eestlasele mitte midagi siis, kui südames on rõõm ja õnn. Ja ongi taas saabunud see aeg, kui valdav emotsioon Eestis on hingeliigutus ja rõõm, mis matab hinge ja nii raske on seletada, miks see niimoodi on. Tantsupeo imelised mustrid on juba nähtud ja see oli erakordne vaatepilt. Ja nendest kõikidest asjadest me täna räägimegi. Ja selles mõttes, et ikka ju paneb imestama, et milles on siis nii suure hulga inimeste koos tegutsemise võlu ja võim ja vägi. Nüüd, kui vaadata seda üldist nagu ühtepidi poliitilist konteksti, mis muutub aina niisuguseks kummalisemaks ja jaburamaks ja siis vaadake ja ilmselt te vaatasite ja vaadake ka täna neid 10 000 inimesi, kes on kokku tulnud ja püüdsin ka eile hästi pingsalt jälgida inimeste näoilmeid nii palju kui võimalik oleks ja need naeratused olid siirad. Need rõõmu ilmed, mis inimeste ees olid siirad, mitte keep smiling, et ma pean naeratama, ma teen mingit harjutust ja seal hulgas pean publikule väikse naeratuse tegema, mis on pigem grimass. Ei, need olid siirad ja ma kujutan ette, et see emotsionaalne jõud, mis on selle taga, et 10 000 inimesed tõesti üle mitme aasta tõesti ainult mõneks päevaks, kuid tulevad kokku ja
nad ei ole üksteise suhtes ei kurjad, ei vägivaldsed, ei mitte midagi. See emotsioon on üdini positiivne. Siin tuleb nõus olla Marju Kõivupuuga, kes kõneles laulupeost, et jah, tõepoolest, seal on tõesti olukord selline, kus inimesed ka ilmselt tantsupeol siis on koos ja kahe eestlase puhul ei teki olukorda, kus on vaja luua 3 parteid. Ja see emotsioon on väljaspool neid kontserte ja ka täna kohe peagi alguse saavat rongkäiku. Ma olen kas teadlikult või tahtmatult tänavapildis ja ühistranspordis tähele pannud seda, kuidas mitte eesti keeles räägivad inimesed räägivad laulu- ja tantsupeost. Ehk siis vene keeles räägivad inimesed sellest ka kui praastikunas, mis on tegelikult väga oluline, et see on loomulikult ajalooliselt eestlaste pidu ja Eestimaa pidu ja meie iseseisvuse ühtsuse pidu, aga see, et siin elavad inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel ja eesti kultuur ei ole neile ilmselt nii loomulikult ei ole nii omane nagu eestlastele, tunnevad, et see on pidu, see on minu jaoks kohutavalt oluline. See on väga oluline ka Eesti julgeoleku mõttes. Ja eile õhtul läbi Õhtuse linna tulles oli väga huvitav, kui sõita läbi südalinna siis koolimajades, mis siis jäid selle teekonna peale, siis oli näha, kuidas tantsupeolised seal ennast pärastpoole juba sisse sättisid, enne nad läksid sinna poole selliste toredate rühmadena ja läbi akend oli näha, kuidas nad seal asjatasid ja midagi kirjutasid seal tahvli peale ja see oli nii tohutult südamlik ja kuidagi nagu soe oli. Ma mõtlesin, et see on selline see kokkutulemise aeg, et üle mitme aasta tuleb kokku siis laulu- ja tantsupeole kokku 44 000 inimest umbes siis nagu esinejatena, pluss siis veel kõik need vaatajad sinna juurde. Et see on sellise väikse rahva nagu suur rõõm, et kui me tuleme mingisuguse aja jooksul kokku, ajame täpselt ainult iseenda asja ja oleme kõik väga rõõmsad ja õnnelikud selle üle ja lugedes neid artikleid, mis on avaldatud siin viimastel päevadel, mis puudutavad siis laulupidu, siis nad on kantud kõik sellise headuse ja soojuse tundest ja seda ma mõtlesin seda, et see ongi see tasakaal, et me ju eestlane paistab, et armastab väga palju viriseda, et küll ei meeldi valitsus, küll ei meeldi linnavalitsus, küll ei meeldi üks asi, küll ei meeldi, ma ei tea, peatänava ümbertegemine, siis ei meeldi peatänava mitte ümbertegemine, ühesõnaga miljon asja, mis kogu aeg meile ei meeldi ja siis me just nagu kogu aeg viriseme ja pöörame ise sellele tähelepanu, et kogu aeg on selline jorr kogu aeg. Aga täna mul tuli selline mõte, et see on nagu see tasakaal, tuleb siis nende laulupidude ja tantsupidudega ja siia hulka siis ka veel siis noorte laulu- ja tantsupeod siia hulka veel, et nendel hetkedel on see positiivne emotsioon on nii valdav, ta on nii võimas, ta on üldrahvalik, ta ulatub südame põhjani, et see tasakaalustab kõike neid pimedaid ja vihmaseid ja lumiseid aegu siis, kui me oleme nagu tusased ja mingi asi ei maitse ja ei meeldi, aga see rõõm on niivõrd valdav kuni kontideni tungiv, et see tasakaalustab kõike seda ja võib-olla see ongi selline nagu eestluse üks mingisugune valem, et jah, me võime siin toriseda, aga siis, kui me oleme üheskoos ja rõõmsad, et siis see on totaalne rõõm. Jah, ja õnneks see tõepoolest meie sisemisest kuhugi ei kao, et jah, igapäevaelus me võime vaielda ja nuriseda ja tõepoolest sageli olla ka väga õigustatult kriitilised ja elu läheb raskemaks ja hinnad kasvavad ja nii edasi, aga see sisemine tunne, et me oleme valmis üksteise ees seisma, rõõmu tundma ja oma vabadust hindama, see on väga oluline, aga mis on veel minu jaoks väga oluline on see, kui palju ikkagi noori tantsib ja laulab, et statistiline keskmine vanus see selleks, mis on laulupeol 26, tantsupeol 34 aastat, aga kui palju on noori, mis näitab tegelikult seda, et koolides tegeletakse rahvatantsu, koorilauluga, see on tohutult oluline. No see on ju täiesti paratamatu ja hea füüsiline tegevus kõikidele muudele asjadele lisaks veel, mida füüsiliselt harrastada selles mõttes, et seda, mis ma ütlen, et tõepoolest selleks, et tulla ja isegi teadmata, kas sa saad tulla sellele tantsupeole, pead sa kõvasti ikkagi olles mingi rahvatantsugrupi liige kõvasti treenima pidevalt. Ja muidugi.
Nüüd, kui võtta ajalooliselt, siis ega ju täpselt samamoodi see nähtus, mida me siin eile ja täna ja hommegi ja ka üleeile ju tegelikult tähele panime, ehk et seesama nii-öelda rõõm ja olukord, kui mõelda ajalooliselt selle peale, et me ju iseenesest teame seda, et me oleme end ka vabaks laulnud. Nii on ka mõnes mõttes Lätis ja Leedus juhtunud ja see olukord on täiesti huvitav selles mõttes, et kuidas nii suur hulk, siis taasiseseisvumise hetkel siis ilmselt 100 000 inimesed vägivallatud koosviibimist tekitab olukorra, kus keegi ei tahagi neile vastu astuda ja ei suudagi. Ja see on tegelikult täpselt sama asi, mida me täna märkame, kus ju, kui tulla nüüd nagu igapäevapoliitika juurde natukene, siis kogu see tantsetrall, mis näiteks ka Tallinnas toimus, mis oli ju tobe isegi ilma laulupeota ja tantsupeota, kuid tantsu- ja laulupeo kontekstis muutus see veel eriti tobedaks. Ma kujutan ette, et võib-olla osa sellest tobeduse äratajumisest oli ka Urmas Sõõrumaa peas, kui ta sai aru, et ei, mul ikka ei ole sinna asja. Ja ilmselt see lagunebki täpselt selles samas kontekstis, et vaadake, ümberringi on 10 000 inimesi, kes on ehedalt rõõmsad ja mida te siin nüüd jändate ja oma imeliku asja ajate? See on jumalast õige, aga arutame seda natuke pärast nagu põhjalikumalt, et ma tahtsin tuua siukse, võib-olla see paralleel on võib-olla vägivaldne, aga on 2 numbrit, mis on väga sarnased omavahel. Nimelt on siis laulupeol koos saatjate ja kollektiivijuhtidega kokku 44 400 peolist. Nende hulgas on siis 32 022 laulupeolist, 11 613 tantsupeolist ja 765 rahvamuusikat, üldnumber 44 400. Ja Eesti Kaitseväe sõjaaja koosseisus on rohkem kui 43 000 ametikohta, millest 4200 siis mehitatakse alalises valmiduses olevate Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevväelastega ja 38 000 reservväelaste ja Kaitseväe kohustuse võtnud kaitseliitlastega. Ehk kui keegi tahab endale ette kujutada ja füüsiliselt ette kujutada, kui palju on neid inimesi, mitte siis nagu sooliselt ja mitte rõivastuse järgi, aga kui palju on neid inimesi, kes on siis kindlasti lähevad sõjalise konflikti puhul Eestit kaitsma, siis need ongi sama palju, kui te näete laulupeol kokku koos laulupeolised, tantsupeolised ja rahvamuusikud kokku. Kui neid on tunduvalt rohkem, sest et pealtvaatajad, need 100 000 inimesed. Siin ma pealtvaatajaid veel ei arvesta üldse, ma räägin aga nende hulgas on täpselt samamoodi inimesed, kes lähevad esimesel võimalusel Eestit kaitsma. Kusjuures ma arvangi, et enamus neid, kes on laulu- ja tantsupeol, on valmis seda sama tegema. Siin ma lähengi edasi, et ma tahtsin lihtsalt tuua sellist võrdlust, et kui keegi tahab visualiseerida, keegi ütleb, mis see meie kaitsevägi on ja mis see siis on, siis vaadake neid kõiki inimesi, kes olid siis tantsupeol, kes on laulupeol, kes seal pilli mängivad, kes laulavad, tantsivad ja kõike. Ja te saate aru, et see on tohutu hulk inimesi. Ja nüüd teine paralleel, mille ma tooksin. Meie Eestis tehtud küsitlused näitavad, et Eesti rahva kaitsetahe on väga suur. Ja kui me püüame tuua paralleeli, et milline on see emotsioon, selle emotsiooni tugevus, mis me saame siis koos olemisest laulupeost, ja kui me julgeme endale ette kujutada, et eestlaste soov kaitsta oma maad on sama tugev, sama sügav ja sama võimas, siis me võime küll öelda, et ükski tont meid ei võida, et kui sellise emotsiooniga kaitstakse oma kodumaad ja mis lõpuks siis see laulupeo, see meid kõiki tõstev emotsioon muud on, kui rõõm sellest, et me oleme üks rahvas, et me oleme siin, meil on üks keel, meil on üks kultuur ja me teame, et kuskil mujal me ei taha elada, et me tahame elada siin, et meie pikaajaline strateegia on see, et me oleme siin 5000 aastat juba elanud, järgmised 5000 elame kindlasti ka ja siis vaatame edasi. Ja ühelgi teisel rahval sellist strateegiat, pikaajalist strateegiat siin ei ole. Läti ja Leedu koos Eestiga on kantud küll oma laulupidudega tõepoolest UNESCO maailmapärandi nimekirja ja lätlased on selles mõttes ka väga tublid lauljad, nemad ehitasid ka hiljuti suure uue laulukaare ja lauluväljaku, aga mida ma tahtsin öelda on ju tegelikult see, et laulu- ja tantsupidu elasid üle ka kõige räigemad okupatsiooniaastad, kõige räigema terrorirežiimi aja, vaatamata mõnedele naljakatele kohustuslikele
paladele repertuaaris olid ka eestlased tookord siiski need, kes tulid kokku hambaid kiristades vaatamata kõigel. Ja see näitab meie tugevust läbi selle 150 ja enam aasta, kui laulupidu. 156 aasta, no ütleme nii, et eestlased, lätlased ja leedulased, muidugi eriti siis eestlased ja lätlased, ütleme nii, et laulupidu ei leiutanud, et see on siiski pigem selline Saksamaa rahvusromantiline traditsioon, mis tekkis sellise rahvusromantismi tuules ja siis Liivimaal ja Eestimaal oli selle põhiliseks kandjaks olidki siis balti sakslased tegelikult, kes tundsid ennast, et nad on oma emamaast või isamaast ära lõigatud ja selle rahvusromantilise voolu turjal nad siis tahtsid emotsionaalselt ennast siduda laulude ja muude asjadega siis oma kodumaaga. Eestlased muidugi olid väga nutikad, kes said aru, et milline kohutav jõud sellises nagu ühislaulmisesse peitub ja vaevalt olid siis jõudnud siis sakslased oma laulukesed ära laulda, kui läks veidikene aega, eestlased noppisid selle üles, siis oli juba rahvuslik selline liikumine oli juba ärganud, et igaks juhuks lauldi seal alguses kindlasti ka, et anda keisrile, mis keisri kohus ja jumalale, mis jumala kohus, aga see, kuhu me läbi selle arengu ja me võime tõesti öelda, et see areng on olnud siis nagu pidev ja see on olnud kogu aeg ülespoole minev ja on lõppkokkuvõttes andnud meile sellised erakordse ja vaimustava traditsiooni, millest mida kuskil mujal nagu sellisena lihtsalt ei ole. See ju kandus edasi nõukogude aega ehk et ka okupatsiooni ajal seesama asi, et kohustuslikud parteid, valitsust, Leninit ja keda iganes ülistavad laulud lauldi ära ja lõpuks ikka lauldi neid laule, mis inimesi koos hoidsid. Ja see, milliste, ma ei oska öelda ju, erinevate isiklike ohverduste ja kannatustega toonased laulupidude korraldajad, kas või Gustav Ernesaks ja paljud teised seda edasi tegid, see on võrratu selles mõttes, et nendel oli probleeme, nende lähedastel olid probleemid ja nad ise tõepoolest hambad ristis, teades, mis on see eesmärk, teades, mis on meie pärimus, uskumus ja see on Eesti rahva päris uskumus, mida me nüüd nende 4 päeva jooksul enda ümber näeme, milline jõud sellel on. Nii et nüüd kummardus meie poolt ka kõigile neile, kes on sellele laulupeo traditsioonile ja sellele hingestatud tegevusele igati moodi kaasa aidanud ja mis on selle puhul kõige ohtlikum, ma kujutan ette, et kui keegi hakkab vaatama seda liialt sellisel moel, et 40 000 inimest, 100 000 inimest, see on ikka äriliselt päris huvitav asi. Ehk et sel hetkel, kui võib juhtuda et kommerts huvi selle laulupeo ühel või teisel moel üle ujutab, mis iganes kaalutlustel või moel, siis hakkaks see hääbuma, ehk et see peab olema eestlaste oma pidu, et nad tunnevad, et see on nende oma pidu. Ma ei saa su kommertshuvist päris hästi aru. Tänasel hetkel näiteks me teame, mis oli esmakordne natukene tõrva meepotti oli see asi, et tantsupeolised ei saanud osaleda laulupeol ilma piletit soetamata. Ja see pilet ei olnud küll väga kallis ja piletite läbimüük oli ka väga kiire ja varem oli see neil tasuta, et nad said tulla. Aga see ongi see sama küsimus oma peost. See küsimus oma enesetundest, isegi kui see pilet ei maksa väga palju ja mis iganes muu, aga kaalutlus, et kui me küsime, et mis on meie julgeoleku alus on see, et maksumaksjana me jaksame kindlasti kogu selle laulupeo nii palju üleval pidada, et see pileti hind võib olla vaid vaatajatele, aga osalejad, need, kelle, kuidas ma ütlen, hing, ihu ja hääl selle tekitavad, nendel peaks see olema ikkagi nende oma pidu, et me ei hakka ütlema, et okei, et äkki natuke ikka maksate. Selles mõttes ma olen suga täiesti ühte meelt, et kõige suurem investeering ükskõik millistesse julgeoleku või kaitsekuludesse on tegelikult laulu- ja tantsupidu. See on seda selles mõttes, et kui sellist korduvust iga regulaarselt aastate tagant, siis noorte laulupidu ka silmas pidades, siis 2 aasta tagant ei oleks, siis teatud osa, või ma arvan isegi, et väga oluline osa Eesti sellisest identiteedist kaoks. Me ei märka seda, sellepärast, et see tundub olevat meile nii loomuomane ja mõtleme, mis seal ikka, sellepärast, et ta on nii loomuomane, et läheb, ütleme, veel mõned nädalad pärast laulupidu on kõik jälle endine, kõigis nendes veidrustes ja me saame siin saates jälle kõvasti viriseda, aga jälle kui saabub see hetk, et peab hakkama
treenima ja harjutama järgmiseks tantsupeoks, järgmiseks laulupeoks, nii nendel hetkedel, kui inimesed seda teevad, on endes oma rühmades kindlasti hoopis teine olukord kui selline üldine poliitiline suundumus siin. Ja see on kandunud ju väljaspoole ka, et väliseestlaste siin olek ja väliseestlaste oma minilaulupeod seal, kus neid rohkem on. Mulle praegu meenus, et ma 40 natuke rohkem aastat tagasi olin muide sellises kohas nagu Eesti Aiakene, Eesti küla praeguses Venemaa territooriumil, kus oli ka laulupidu suvel. Nende oma laulupidu. Ja see on see, millest ilmselt õnneks ei saada sisuliselt aru. Ma ei oska öelda, kas järgmine kord, kui meie idanaaber meid üritaks okupeerida, on nad ilmselt selle suhtes oluliselt ettevaatlikumad ja läbinägelikumad, et ei tohi neil kuraditel lasta sind laulda. Seda enam peame me aru saama sellest, mis on meie igiomane olemus, mis on meie pärimususkumus ja see ei ole seotud mingite väga keeruliste kõrgemate jõududega, vaid asjaoluga, et me suudame tõepoolest näidata seda, et me teatud loomes, tantsu- ja laululoomes ja muusikaloomes suudame tõepoolest regulaarselt väga efektiivselt koostööd. Ja see on kõik, see on õige. Aga kui siin sai juba puudutatud seda, et mida siis nagu vastik idanaaber teeb, et siis juba me teame ju vana Rooma aegadest teame seda, et roomlased ei vallutanud mitte niivõrd oma relvadega, kuigi ka nendega, aga nad vallutasid kultuuriga. Et nad asutasid linnu, linnad olid kindla siukse põhiplaaniga valitsemissüsteem, see oli kultuur, millega Rooma alistas suuri maid ja pani nad endale kuulutama ja kui me nüüd vaatame ja nagu sa Marek ütlesid, et laulupeod kestsid ka läbi kogu selle, nad algasid siis tsaari ajal, nad olid esimese Eesti Vabariigi ajal, nad jätkusid siis nõukogude perioodil, võib-olla see oli mingisugune aps, sellepärast et esimesed nõukogude esimesed siis okupatsiooni, teise maailmasõja ja Vene okupatsioonijärgsed aastad, siis ju sellist nagu ulatuslikku rünnakut rahvuskultuuril ei olnud, sellele vaadati isegi mingis mõttes nagu soosivalt, meenutame siis nagu just Estonia taastamist ja nii edasi. Aga kui me nüüd vaatame seda, mis toimub praegu Venemaa poolt vallutatud Ukraina aladel, näiteks Mariupolis ja mida tehakse seal hävitatakse seda kultuuri, mis on siis nendel aladel traditsiooniliselt olnud, ehk et koolid tehakse ümber, õpetajad on teised, õpikud on need, mis räägivad sellest, et Ukraina rahvust ei ole olemas ja toimub selline kultuuri erodeerimine või kultuuri kustutamine, Ukraina kultuuri kustutamine ja see on täiesti selgelt nüüd üks asi, millega siis, et seda on see vastik Venemaa on nagu õppinud, et hävitada kultuuri selleks, et siis sinna tõsta mingisuguseid oma idiootlikke ideid. Ja mitte ainult juba 2014 pärast Krimmi annekteerimist alustati sealsete Krimmi tatarlaste tugeva mahasurumisega ja nii edasi, et see on jah, idanaabri poliitikale täna omane. Ja selleks me peame valmistuma, mitte et see juhtub, vaid just nimelt selleks, et seda kõike ei juhtuks, kuna kui te veel küsite, et mis on Eestis väärtuslikku, kirudes maksutõuse ja mida iganes, mida me ka siin ju teeme, näidates, millised probleemid sellega kaasnevad, siis vaadake seda, mis toimub laulu- ja tantsupidude ajal ja te saate aru, kus on see väärtus, kus on see identiteet. Nii on ja tervitame veel kord siis kõiki tantsu- ja laulupeolisi, kes on juba kes osa on oma töö juba teinud, kes alles valmistuvad rongkäiku minema ja siinkohal väike paus.